tere hommikust. Lähen üritan siis täna merikat püüda. Siklihooaeg on läbi, nüüd tuleb hakata kalal käima. Hetkel on ilm niisugune sombune. Auto näitab 10 kraadi sooja. Tuulevaikne. Ma ei tea, kas see on päris hea merika püügi jaoks, aga läheb üritab. Eile mul väimes 3 tükki sai. Äge. Võiks ju ka mõne saada, aga noh, merika püük ei ole siuke särjepüük, et kurat, seda käid ja ei saa. Välja arvatud mõned mehed, nagu magnet, läheb ja võtab lihtsalt kala, ma ei tea, kus kuradi kohast, aga noh, oskused. Aga eks ma lähen paugutan, vaatan, mis saab. Kurat, pole nii ammu käinud siin, ei mäletagi. Et kus nagu see õige minek on. Noh, ägedalt need kasvavad siin peale. Sõnajalad kivi otsa. Kurat, nüüd ma läksin vist valet teed pidi. Noh, natuke on tuult, ei midagi väga hullu. Lainetust on ka tiba. Eks tuleb hakata püüdma. Vaatan, mis see vesi on selge või. Noh, vesi on enam-vähem. Päris siuke kirgas ei ole, aga hull soga ka ei ole. Paneb ridva kokku, hakkab laksuma. See Eestimaa ilm on ka äge. Alles paistis päike, nüüd vaatan sealt metsa tagant rulluvad siuksed pilved siia peale, et loodame, et mingit vihma nagu sadama ei hakka, ei lubanud küll siia kanti. Noh, äkki mõni joppa võnge otsa ka, aga kalamehi rohkem ei ole. Mina üksi olen siin. Väike lainetus on peal ja kõik oleks nagu täitsa oki-toki, kui ainult kala oleks. Jah, 5 minutit olen püüd, kurat. Juba tahan kala. Aga noh, on ka juhuseid, kus tullakse esimese laksuga. Saadakse pihta. Kurat, nagu maailma lõpp hakkaks tulema. Kuidagi, mis süngeks läheb see värk siin. Siiamaani pole veel ühtegi naksatust käinud. Päike üritab kuidagi läbi trügida sealt pilvedest, aga nii on lausa lust.
päike läheb vapse eredaks ja ta täitsa soojendab nägu. Hästi mõnus. Tore püügipäev. Samas mõtled ikka kuradi rets küll, mingi suur meri ja siis sa üritad siit mingi plekitükiga kala saada. Ometi saadakse ja mitte vähe. Oskajad mehed saavad. Ja, ei ole see kalamehe elu ka kerge. Kurat, need kivid on siin ikka räigelt libedad. Ma ei tea, just siin kalda ääre pool on ikka. Kurat, ma olen juba täna paar korda spagaati pannud. Aga päike tuli välja, ilm läheb ilusaks, väga mõnus. Vaatame, mis edasi saame. Nüüd võiks mõni kala ka otsa tulla, siis oleks hea kaade. Olud on minu arust küll päris head praegu. Hea lainetus on peal ja kõik nagu klapiks. Nad libedad kivid on siin. Panevad juba siia nii madalasse võrku või. Põhimõtteliselt kaldale panid ühe otsa ja nüüd hakkavad siit minema mere poole. No jah. Tulin mingi kai peale. Üritab siit loopida. Kes siin käisid, panid võrgud sisse. Ma pole ise võrku pannud, aga ma ei tea, kas võrku pannaksegi nii madalale. See on ju siin vapse kaldal. Esimene poi. Aga võib-olla pannakse. Vot ei ole pannud. Siiamaani olen nullimees. Kurat, peab hakkama ka võrku panema. Nali naljaks. See on ikka hea tunne, kui see merikas sul ridva otsas on see. Võrk on nagu ta on. Nüüd teeme väikse lõunapausi. Kurat, kõht läks tühjaks. Kurat, ikka vabas looduses see söömine on hea. Kuum kohvi ja kala pole siiani õnnestunud otsa meelitada. Ma ei tea. Ju siis jään nulli peale täna. Ja mis see kellaaeg on? Mingi 2 või? Et paar, võib-olla tunnike 2 veel püüan ja no kui ei saa. Mis teha? Merika püük on kord selline. Iga kala püük on. Kunagi ei tea, kas saad või ei saa. Nüüd kadus päike ka ära. Helistasin väimehele, et mis landiga ta eile sai need 3 tükki. Oli mingi punase ja musta toonidega. Ja hästi madalast veest oli tulnud, pikki kallast oli visanud. No, ma nüüd üritasin ka, aga tolku nii huja. Näe, üks vaatab. Sööme kõtu täis ja paugutame edasi. Selle sügise
esimene Merika püügipäev sai läbi, jäin 0 peale, mida oligi arvata. Merika püük on nagu on. Mõni läheb ja võtab, kurat, sa käid siin nii, et silm punane peas, aga ikka. Aga noh, eks ta joppamise värk ole ka. Olud olid muidu okei täitsa aga no muidugi võrk on täis see kõik siin, et kuradi kõik kalad on võrgus, vot. Ja süüdistada. Aga jah, seekord siis nii, 0 ring. Eks järgmine kord üritame uuesti. Okei.